tere tulemast Viljandisse, Marko. Esimene trenn, mehed jooksevad, võtame see 2 minutit ja saame tuttavaks nii-öelda klubi perega. Marko Kristali nimi iseenesest tutvustamist ei vaja. Kui palju poisid, keda sa täna siin rivis nägid, sulle tutvustamist vajast? Ütleme, et niisugust vanemaid mängeid vähemalt nimepidi tean kindlasti. Ja eks mõne mängiga olen isiklikult kokku puutunud ka, Sander Postiga näiteks. Aga ütleme, noored mängijad on tuttavad või tundmatud ja valge lehe pealt alustada. Kogenud treenerile pigem huvitav see? Jah, et väga huvitav on selles suhtes, et käisin vaatamas ka seda saali aastalõputurniiri ja ütleme nii, et muljed on siiamaani positiivsed. Materjali on? Materjali, millega töötada on. Amatöörklubiga töötamine ei ole sulle ju võõras. Tartu Tammekat oled sa juhendanud 2 hooaega ja sealt on nii-öelda kogemus olemas. Kui palju nüüd nii-öelda sellest ajast tagasi tood siia Viljandisse? Selge on see, et loomulikult tuleb arvestada sellega, et ei ole tegemist täisproffidega ja on ka neil muud elud ja tegemised. Aga jah, et Tartust see kogemus on olemas ja ma arvan, et meil ei teki sellest nagu mitte mingist probleemi. Fännid kindlasti tahavad teada, kas Marko Kristal toob meeskondaga uusi nägusid, 6 aega on nüüd aega seda tööd veel teha? See sõltub kas kedagi on vaja ja see sõltub ka mängija tüüpidest, kes nagu saadaval on. Aga praegu seisuga ei oska midagi öelda, aga eks aega enam arutust. Viljandis sa pikemalt ei ole varem peatunud. Viljandi ajaleht Sakala tegi sinust väga pika ja põhjaliku tagasivaate juba sellel nädalavahetusel. Viljandi on sulle uus linn? Ei, Viljandis ma olen käinud, palju sõpru elab Viljandis ja Viljandis oleme ka väga väikse poisina laagris käinud, nii et päris tundmatuse koht ei ole. Klubis on muljed seni positiivsed? Väga positiivsed. Aitüma, Marko, poisid lõpetasid teise ringi. Lähme tööle? Tööle peab minema.